Me jäime lennust maha, sest gate number oli apparently teine või ma ei tea, kas muutunud vahepeal siin. Siin näitas, ma mõtlesin, et ta vahepeal lihtsalt avas teise gate'i ka. Ja nüüd on lennuk läinud ja me oleme lennukist maas. No nii, ühesõnaga, olukord on suht sitt. Me ei saanud uut lendu selle sama firmaga, aga vaatasime, et üks lennufirma on veel mingi sitem. Loodame, ostame nüüd sellele piletid, loodame, et saame nagu siis sellega minna. Maksab, mis maksab. Ma loodan enda teise lennupileti raha Revolutiga tagasi saada, sest mul on need kindlustused olemas. Eks paistab, olen kuulnud nagu suht paska selle Revoluti kindlustuse kohta ja nüüd ma saan esimest korda testida seda. 3 sotti läks siis kokku, ka inimese pilet. Praegu on tipphooaeg neil, sest pidustusajad on praegu. Aga no mis sa teed? Nii loll nagu asi, aga no ma ei tea, ma ei saa meid süüdistada või ennast või Sandrat või mitte kedagi. Sest nagu, kui sa paned ühe värava nime, nagu miks sa muudad seda niimoodi, et keegi ei tea. Siin on no thank you. Ma tean, aga ma ei saa edasi. Näe. Nüüd on uus probleem, me ei saa check-in'i teha, kuna kõik kohad on võetud lennukis, aga piletid meile müüdi. Lähmegi sinna aru küsima, et mis nagu toimub. 3 sotti läks maha, aga lennata ikka ei saa. Järgmine linn mingi autoga on mingi 20 tundi. See võib tervet reisi nüüd nagu kahjustada, aga ma loodan ikkagi, et läheb hästi siin. Eks ta paistab. Olukord on sitt. Tuleviku väetis, nagu Lennart Meri ütles kunagi. Yes, but I just buy and I wanted to do check-in and I cannot. Your tickets diamond class, so that's why you have to go C number 2 ticket priority ticket service. Okay, thank you so much. Nii koppees nagu. Tuli väike pisar ka. Ja nagu, mul on see, et kui ma lähen närvi, siis ma hakkan nagu nutma, siis mul läheb hääl ära, ja siis ma ei saadki rääkida ja ma ei tahtnudki. See on aus. Ebamugav. Väga head uudised. No väidetavalt ikkagi see lend on fine, kuna me saime, ta oli mingi, sul on mingi VIP-siitid, ma olin mingi, see oli ainuke, mis saada oli nagu. Et tõesti ütles, et nendele siitidele saab ja ainult nagu, et sa tuled siia check-in'i tegema, mitte online'is. Siis ma küsin, nagu kindel, et kõik on siis nagu okei, et ma saan tuleta mingi, ja kõik on okei, ma olen nagu okei. Kivi langes südamelt. Ja lihtsalt ainuke kivi südamel on veel see, et see on see lennufirma, mida pidi olema kõige rohkem hilinemisi. No kui isegi hilineb, siis ei ole nagu vähemalt loodetavasti seda, et meil ei ole kohta nagu reaalselt. Ei, seda ma ei usu ka. Et ta nagu kinnitas mulle selle ära nagu lihtsalt nüüd, et äkki läheks õigest väravast või midagi. Sandra on tegelikult see inimene, kes tšekib kõik asjad 3 korda at least üle. Sellepärast ma tahtsin nagu siia tulla üle küsima, mitte tulla pärast, et äkki ei saa vaata või noh. Ma tahtsin teada, et ma saan kindlalt, mul on olemas koht, see on mu pilet, see eksisteerib, vaata, ma ei ostnud mingi, no ma ostsin selle lehe pealt, aga no kes teab, vaata. See on nii loll asi, mis juhtuda sai. See on nii stupid ja nagu, sellepärast olen enda peale kättes, ma tegelikult nägin, selles Gate 19 ei olnud mitte midagi kirjas, 0 kirja ja Gate 20 oli kirjas see, et sealt läheb meil end, siis ma olin nagu okei. Me oleme alati need, kes lähevad nagu nii, et vaatavad ära, kui suurem osa rahvast läheb ära, siis lähme meie nagu sinna järjekorda, et ma ei viitsi passida. Ja siis vaatasin, et nagu inimesed lähevad ja siis järsku tehti kõrvalt lahti ka teine värav. Ma ütlesin, et okei, inimesed nii palju teevad teise värava. Ja see, kui ma hakkasin minema, siis vaatan, seal see ees täiesti teine silt. Täiesti teine nagu sihtkots, ma nagu läksin sinna kõrval sellest, nad olid nagu, ei, sul lendaks ammu ära. Ma nagu rohkem ei soovi, aitäh. Ja. Tahaks lihtsalt mainida, et 300 eurot ei ole meie jaoks nagu mingi väga väike summa, et see on ikkagi päris suur summa. See kõik läheb meie taskust, nii et kui tahate seda videot toetada, siis palun likeige. See aitab meil kõvasti kaasa, äkki me saame arendada seda YouTube'i ja ilmselt seda raha me kunagi tagasi ei saa, aga vähemalt saame reisiga edasi minna. Ega see juhuslikult pole meie oma. Sandra avastas, et Grabis on pildid, mis juhatavad siis vähemalt lennujaamas. Õigesse kohta ja siia oli päris keeruline tulla, ilma juhendita oleks päris rahimatu olnud. Never poleks oskanud see tulla.
seal oli ikka päris mitu teeületust ja kuskil taha parklasse ja kuskil, no Crazy. kuskilt kaugelt tulime. Mis kanali nimi on? Seikluseid tuleb küttida. Või noh, seikluseid ei tule küttida, seiklused tulevad ise su juurde. Yes, let's go! Lasin taksosõidu ajal ChatGPT-l kirjutada kindlustusele väike kiri. Vaatad, kas saame äkki mingi summa osast tagasi, sest kedagi ei kutsunud meid sinna. Kuigi see gate oli seal samas, jah, ma saan aru, aga ja siis meil ei olnud tablood ka, et oleks näinud, et see gate oleks muutunud. Aga noh, sealt lennujaamast läheb sadu lende ja ühte kohta võib mitu lende minna, nii et sa ei saa ju võtta seda. Väike magus teeb meile rõõmsaks. Mis magus on? Banaaniküpsis. Banaaniküpsis. Väga hea. Kuna järgmise lennuni oli meil nüüd päris mitu tundi, siis tulime tagasi Ho Chi Minhi ja veetsime aega Kersti ja Veikoga. Avastasime väikseid tänavaid ja poode, kuniks lõpuks janu pärast paari maha istusime. Vietnamist väga seda kraanijõulut ei saa, 250 aga siin on üks koht, kus on kohalik õlle ja otse kraanist. Siukseid kohti väga palju ei ole. Proovime ära. Võtsin IPA endale, tavalise. Sandra, mis õlu sa võtad? Ma ei võta õlu, sest mul on antibiootikumi. Cheers! Cheers! Ja kuidas maitseb? Nagu IPA. Väga hea. Ja sul? Täitsa mingi marja maitse on. Väga hea. Ja mul on nagu jõulud piparkoogiga. Aga maitsebki nagu piparkokk või? Oo jaa. Mõrkas piparkoog. Selge. Mul on siuke, ta on siuke smooth IPA. Ta ei ole nagu väga siuke terav või kange. Ma kohe ütlen, kas siin on piparkokk. Väga mõnusalt jooda. Nice. Valisime selle õllekoha selle järgi. Ma ei teadnud, et siin on nagu trap-piiri või seda vaadiõlut. Aga üks päev, kui me kõitisime ja pimedaks läks, siis see koht oli ainuke, mis oli rahvast pungil täis. Teised kohad olid rahulikumad. Aga praegu seal oli ruumi ja siis väga maitsud õlled olid. Käside õlled või kohalik siuke maitsev õlu. Tellisin siis kohalikku sukast värki nagu avokaado jäätis, aga ma ütleks, et see on nagu avokaado smuuti rohkem. Aga äkki on hea. Ja see on iga avokaado moodi. Jaa. Selline kreemine mõrkjas. Aga see nagu annab see, mis siin peal on, see annab nagu magusust, et muidu ta ise on suht maga. Jah. No kui ta on? Palun mulle ka jäätise kampsu. Ei huvitav, halb küll ei ole. See smuuti või asi on nagu püreestatud avokaado. Ja jäätis on kookose jäätis põhimõtteliselt. Ma annan sulle ainult seda avokaado värki. Avokaado maiset on tunda? Jah. Aga ma annan sulle koos jätsi ja kookose laustuga ka. Lisanditega ka. Ja. See on ju kuule. See tuleb sealt ka lisadeid vaata siia. Nice. Tahtsingi. Usun, et iga elu keerdkäik on millekski hea. Tänu lennust maha jäämisele veetsime supervahva päeva koos Kersti ja Veikoga. Kõigile veel viimast korda lehvitatud asusime heade soovide saatel lennujaama poole teele. No nii, katse 2. Mingi 40-minutine taksosõit oli vist. Ma jõudsin väikse une teha vahepeal. Sandra jõudis nii palju chattida, et tal tekkis motion sickness. Veits süda läks pahaks, nagu seal tagas ma olin nagu sama hakkama. Käime vetsus ära ja siis vaatame, kas me saame päriselt ka lennukile või on 300 eurot raisus. Ära nüüd hakka juttu ajama. Tahaks kohal olla, tellis pikutada. Varsti. Praegu läheme siis, otsime üles, kus me saame check-in'i teha ja siis meil peaks olema tegelikult mingid luksistmed. Aga ma ei tea, mis see tähendab, et meil on lahedamad istmed. Eks see paistab. Siin on ainult paar inimeste ees. Ma juba tunnen ennast nagu boss. Skyboss. Kindlasti on kiirem pääs lennukile või sinna alale vähemalt ja vaatame, kas siis lennukis on tõesti mingi luksus meil. Vaatame, et me lennukis saame, mul ülejäänud jumala suva. Palun lennukisse ja kohale. See on tegelikult lennufirma, mis on kõige heiditum sellepärast, et ta on nagu hästi palju jääb hiljaks. Hästi tihti, mitte et hästi palju hiljaks, aga hästi tihti jääb hiljaks.
aga ükstapuha mida, aga peaasi, et me kohale jõuame. jah. See on see vaeste terminal. On. Siin on ikka palju rahvast, võrreldes teisega. Ja vähe õhku. Vähe õhku. Sandra vaatas netist, et meil on piletiga koos lounge hinna sees ja siin me nüüd oleme. Siin me oleme. Mine vaatame, mida see süüa saad. Ja siis, kui piletit läbi lasti, siis öeldi, et jälgige enda lennuaega, sest nad ei tee announcemente. Ehk siis nad ei kutsu inimesi välja. Et midagi isegi sai valida. Lihavalikut oli väga vähe kusjuures. See, kus oli kirjas pork ja mingid asjad, seal porki oli nagu väga vähe, ülejäänud olid vegetablid ikka. Kuna sa oled Eesti lounge'is Tallinna lennujaamas, Lennart Meri lennujaamas käinud ka lounge'is, siis kuidas sa võrdleksid neid kahte? Lennart Meri seal lennujaama lounge'is ma ütleks, et minu arust seal ei ole väga hea valik. Ma arvan, et suht nagu võrdväärsed. Lihtsalt siin nagu sooja toiduvalikut on küll rohkem. Tallinna lennujaamas võib-olla joogivalik on parem, aga tuli nii-öelda tasuta kaasa, maksid toit 50 nagu ja loodan, et ei saa toidumürgitust mingist Airport Lounge'i toidust. Võtsin ka siis kausitäie suppi. Ma arvan, et ma siin Vietnamis saan enda aasta supi koguse söödud. Teaks, kas peale Vietnami tahab enam suppi süüa. Leidsin õige koha, aga tundub, et kindlustus seda kinni ei pleki. Aga ma vaatan, mis Airline Service äkki ütleb. Lennujaamas aeg edukalt sisustatud, claim on saadetud. Vaatame, mis nüüd juhtuma hakkab ja kuidas on lood meie lennuga. Ma ei tea, mul on mingi räme ärevus lihtsalt. Mitte ühtegi infot pole mitte kuskil mujal peale selle tabloo, kus on kirjas, mis gate, mis lennunumber, kõik need on õiged, me oleme õiges kohas, kõik need teised inimesed ka. Aga siin mitte ühtegi töötajat, mitte ühtegi silti, kas mul oleks õrnaimuga, et siit üldse midagi läheb. Kas ma käin kogu aeg vahtimas seda tablood, ka äkki on muutunud midagi. Aga väidetavalt lend peaks välja minema 9 minuti pärast. Jep, sure. Siin on ainult üks papistädi. Sandra ütles, et ta on esimene ja ta ongi esimene. Siin ma olen esimene. But it goes from here? After this? Lõpetage. Ei, ma juba ei jaksa. Ma väga tahan. Mitte kuskil ei ole kirjas, et flight on delayed. Mitte kuskil. Nagu tabloo peal, mitte midagi. Ja ta ütles, et küsisin, kas see lend läheb siit. Ta mingi, jah, aga peale seda. See lend läheb reaalselt välja 22.15. Meie lend pidi minema välja 21, 25 või 35. Mitte sittagi ei saa aru reaalselt. See ikka veel näitab, et see läheb õigel ajal. Natuke põnevust ka siia videosse kruttida, muidu on liiga igav, eks? Ja mul nii igav on täna terve päev. Nii igav nagu. Ja me pole ainukesed, kes ei saa mitte midagi aru. See on 2 poissi, kui ka küsinud juba mitu korda, et mis toimub. Me tundume ainukesed reliable nagu vastused olevat siit. Seal kõrval gate'is on ka Danang, mis läheb kell 22.00. Aga see on teise selle lennunumbriga, see tähendab, et see teine lend. Kõige sitem ongi siin see, et siin lähevad nii lähestikku need lennud samadesse kohtadesse. Ja see pead lihtsalt vahtima mingi, kas on sama koht, sama lennunumber, kõik nagu fucking annoying nagu. Ja siis tabloo ei näita ka veel õiget detaile? Ei, tabloo ei näita, näitab, et ikka läheb 5 minutit tagasi juba. Never again, ausalt. Ei tule rohkem Vietnami, jah? Fuck that shit nagu. Selle Vietnam Airlinesiga oleks võinud lennata, kui ta oleks läinud normaalselt. Aga see, mis siin toimub, see on nagu full perses. Siin sa võid vahtida seda ikka ilusti, kõik asjad võivad olla olemas. Aga info pole õige. Mitte kuskil. Pool tundi olles teadmatuses tuli sinna lõpuks uus aeg, et 22.30 väljub. Kas oli nii raske või? Mingi update. Kas oli nii raske või? Mul on fine. Jääb tund aega hiljaks. Ma ei sure ära. Ütle mulle. Ütle mulle, kurat. Jah. Kettas. Ütle, kui sa väravat vahetad. Siin on rahvast veelgi, kes nagu ootavad ja vaatavad, mis toimub, mis sünnib. Ja 14 boarding. Näete, gate on muutunud. Nii lihtsalt see käibki. Nagu siis muutus gate, kui boarding hakkas. Mitte enne. Praegu hakkas boarding, kohe gate muutunud. Ma ei imesta, kui eelmises kohas samamoodi oli. Ma ei tea. Õrnaimuga pole. Ja nagu näha, siit läks just ennem eelmine flight täpselt samasse kohta, mis pidi hiljem väljuma kui meie lend. Nüüd siin me oleme, Ta ütles, et me võime siin kuskil oodata, et sa tuleb ise. Me näitasin vaata, et mul on see lahedam pilet. Kaas, ütleks selle peale. Loppes.
järjekord on vaikselt otsa saamas ja meie ootame ikka kui final bossid. Mulle tundub, et me saame lennukisse. Tavaliselt käib ikka asi nii, et kui sa oled nagu eelisjärjekorras, siis lastakse ennem peale, eks ju. Aga siin maal käib natuke asjad teistpidi. Nii et sa saad viimasena bussi, aga sa saad esimesena maha, äkki nad mõtlesid selle peale siis. Meil on lahedam buss. Meil on eraldi buss, jah. Mul oli ennem aknaiste, nüüd on Sandral aknaiste. Aga ma ei olnud nõus ära andma, aga Sandra äkki on nõus siis mulle andma. Nüüd ma tean, milline sa oled ja sa ei saa midagi. Lihtsalt seepärast, et see annab mulle ka. Sellepärast. Ebaus. See on abielu. Elu ongi ebaus. Abielu. Full of compromises. Payback. Me oleme lennukis. Koheldakse siin natuke käkavalt. Meil toodi kuldse kätepesu lapike, mis on vett, pakkumagi süüa, juua. Miiti, et ma oleks just lounge'is täiega söönud. Või no mina sõin tähendab. Ma sõin nii, et ma mingi ajas mu viimane toidukord. Nüüd oli mingi, mis sööki tahad? Ma mingi, tead, anna see ja ma söön selle ära. Aga ma do it nagu. Kogu raha eest. Kogu raha eest. Sõit 50 ikkagi. Siis kui hotelli üks kord tõuab, siis on nagu, ma ei usu oma silmi ka. Ma lihtsalt nagu vau-osa. Saime söögi ja vaatasin, et siin on üks päris soe muna. Ma arvan, kui seda muna küll praegu pitslis ei vista, ma ei jaksa. Tada! On nagu pikk poiss. Näeb ka välja nagu pikk poiss. Põhimõtteliselt meie lend läks siis sellest algsest kellast 2,5 tundi hiljem välja. Me istusime päris tükk aega lennukis. Mingi tund aega vist olime lennukis. See on päris mitu videot ära vaadata. Kell on mingi 12 läbi juba. Aga õnneks see lend kestab ainult tund aega. See on win. No nii, lennukilt maas, uus linn. Uus linn. Ja ma ütlen nii palju, et hotelli sissepääs tundub palju juba. Päris kena. Lähme vaatame. Now we're talking. Väga nice. Tahad teada, palju söö maksis või? Alla 20 euri. Üks. Aga lennujaamast tulime siis välja ja mõnus 20 kraadi. Ja, et ei olnud nagu liiga palav. Breeze. Tänaseks ma arvan, et kõik. Me lähme väga magama, nagu kell on mingi 1:30 läbi. See tänane päev oli natuke suurem seiklus, kui me lootsime. Üks päev natuke raisus, aga samas oli tore Veiko ja Kirstiga koos aega veeta. Täpselt nii. No nii, päev 4 vist või kes ei kurat teab, mitmes päev meil täna on. Algab Tanangist, uus hotell ja meil on juba hommikumatlid seljas, hommikusöök on söödud ja... Nüüd me lähme basseini, mis on katusel. Vaadake, kui pikk see hommikumattel mul on. Sul on mingi miniseerik, mul on ikka põlvedeni. Ossa pois, siin on bassein. Tulime hotellist välja ja siis asi üks riided pessu, ülekalt on täis saanud, šokid hakkavad otsa saama. Neid riidepesukohti on nii palju. Mõtlesin, et viime lihtsalt nagu pesumajja, et nad pesevad puuteks ja me ei pea nagu enda aega raiskama selle peale. Kuigi hotellis pakuti ka teenust, aga seal oli iga esemeest tuli maksta. Siin on ilmselt kilode kaupa.
lugesid ikka kõik sokid üle, palju sa andsid? Pole õrna aimugi. Pesu läheb siis, meil oli kaks kotti, tegelikult seda oli päris omajagu. Läheb maksma natuke alla 3 euro äkki, mingi 2,70. Mis on mitte midagi, ta ju peseb ja teeb ja kuivatab ja homme samal ajal saame kätte. Aga nüüd lähme vaatame randa korra, sest et see on meil mega lähedal. Võiks ikka üle vaadata. Aga siin linnal, ma olen küll mingi 2 minutit jalutanud, aga mulle meeldib, see on siuke mõnus vibe. Siuke nagu Kuurorti vibes. Kõvasti rahulikum kui eelmine linn. Ja jahedam on ka, saab nagu rahulikult hingata ja käia ja kõik on nagu chill. Praegu vist 25 kraadi äkki ja ülimõnus. Väike tuulek on ka veel, siuke meretuulek. Minna, ei hakka palava, ütleme nii. Ma proovisin siis tellida umbes täpselt 4 asja, aga 3 neist alguses ei olnud. Ma küsisin, et mida siis on, siis ta ütles, et on piimateed erinevate toppingutega, nii et need on väga värvilised ja ma pole õrna aimugi, mis siin peal on. Ja kuidas ma neid süüa saaks, äkki ma pean natuke ära lürpima pealt enne. Üli hea, väga magus, aga väga hea maitsega. Nagu magustaid? Võib-olla sulle ei meeldi, aga ta on nagu siuke kreemisem. Mixed emotions, ma juba ise ei tulliks. Ei, nagu huvitav. Need on jah nagu erinevate maitsetega mingid džellid. Must on küll rõve. Seda ma ei võta rohkem. Ma ütlen nagu bensiin. Ja Hansule tuleb, ma tellisin kohe guava mahva, sest et see on siuke asi, mida ei saa nagu Eestis niimoodi kuskilt osta. Mulle ei ole õrna aimu, mis asi see on. Puuvili. Guava. Guava. G-ga. Ausalt ütlen, et siis on päris väss olla. Eile läksime, ma jäin 3 magama. Mul oli vaja veel Eesti kaartide tassi ümber tõmmata. Täna võiks plush olla. Mingi Banger Coffee võiks teha veel kuskil siin lähedal. Aga äkki see guava mahle äratab ka üles. Räigelt hea. Münti on siia sisse pannud võib-olla. Ma tahaks arvata, et nad ei pannud sinna midagi, aga ega ma ei tea ka. No ma ei tea, sa äkki oskad ära arvata. Jube tuttav maitse. Ma arvan, et see ongi see värske pressitud ainult see vili. Siin ei olegi mitte midagi muud sees. Seal on kõik järjest orange juice ja need nagu... Aga mille järgi see maitseb? Või sa tahad ütelda, et sa ei oleks kunagi sükest tunnet tundnud? Sükest maitset enda suus, sükest nüanssi? Võib-olla ta meenutab midagi, aga... Aga on siuke tunne, nagu oleks münti sees, jah? Jaa, maitse poolest tegelikult küll, aga ma arvan, et siin ei ole. Lihtsalt see maitse meenutab midagi. Seda mündi maitset. Jah, münt on võib-olla tõesti siuke üks asi, mis siin on. Ja siuke hästi õrn õun või mingi... Jaa, ma ei tea. õun võib-olla on tõesti. Aga ta ei maitse nagu õunamahle. Nagu münt ja õun. Ei, ta ei maitse üldse nagu õunamahle, jah. Ta on nagu, kui sa paneks õuna blenderisse ja paneks münti ka veel juurde ja siis vett segad sisse. Aga enjoy. Thank you. Sandre just vaatas, et veetemperatuur on 24 kraadi. Ma olen ainuke pikkade pükstega siin rannasest. Aga täna on hoopis natuke teine plaan. Pidime kuhugi pühakotta minema vist. Ja seal vist on viisakas, kui on nagu pikad püksid jalas. Okei, ma ei ole ainuke vend rannas, kellel on pikad püksid. Sandral on ka. Mul on ka. Ujumisala on siis ainult meil siin kollaste poida vahel. Ülejäänud on siuke surfarite paradiis, sest seal taga on neid surfareid päris palju. Vietnam on siuke riik, et siin saab kohvi küll igas kujus ja vormis. Täna proovime siis, mismoodi maitseb soolaga kohvi. Pakutakse ainult külmana, külmad kohvid. Vaat, kas hakkab meeldima, siis lõpuks ei hakka. Kohvi kreemi maitsega. Aga võib-olla isegi ütleks, et üks parimaid. Aha. Nagu siuke, ta ongi soolane kohvi. Nagu, on soolane või? Aga ta on magus ka, on ju? Jaa, ta on magus. Aga tal võib-olla ei ole nii palju suhkurt sees lihtsalt.
täiega hea ju. See sool minu arust hästi paljudel magusatel asjadel ongi see, et sool toob maitse lihtsalt ülipalju paremini välja. Nõustud minuga üks parimaid või kokonat oli su lemmik ikkagi? No, mul see kokonat oli lemmik, aga see on väga hea. Kokonat oli hea nagu magus. See kokonat oli nagu siuke magustoid, aga nagu mulle hullult maitses lihtsalt, seal oli see kohvi maitse oli ülihea, ma nagu... Sellel on nagu siuke karamelli maitse murust. Aga see on hästi hea. Nagu soolakaramell. Mulle meeldib, et see on soolane. Nii et proovige erinevaid kohvisid. Starbucksi ei tasu minna, kuigi siin on neid ka päris mitu tükki. Kilekoti sees ja saab kaasa võtta ilusasti. No nii, natuke rannas jalutatud, pildistatud. Tegin Sandrast ilusaid pilte oma uue kaameraga. Aga nüüd käiks kiirelt seal... Mis koht see oli? Sa tead paremini? Marble Mountainil. See on niisugune huvitava kujudega väiksed mäed, kus on mingi koobas sees, siis seal on mingi pühakoda ja mingi... Ega ma nagu nii täpselt ei tea, aga mingi ilus koht. Ühesõnaga pühakoda, sellepärast pikad püksid jalas. Tahaks juba ära võtta neid jalast, sest vaikselt hakkab higistama see asi siin kõik all. Siin me oleme. Vaatab, kuskilt peab mingi väikse summa eest pileti ka vist ostma. Hello! 2 tickets! Pilet maksis mingi 1,2 eurot äkki. Ei, põhimõtteliselt mitte midagi. Väga paljudes riikides nii odavat piletit ei saa kuskil osta. Siin on kirjas küll ticket kontroll, aga ma ei näe kedagi, kes kontrolliks. Aga vähemalt meil on piletid. Marble Mountains on üks Danangi tuntumaid vaatamisväärsusi ning paik, kus põimuvad loodus, ajalugu ja budistlik kultuur. Kompleks koosneb 5 lubja- ja marmorimäest, mis on saanud nimed Hiina filosoofia 5 elemendi järgi. Metall, puit, vesi, tuli ja maa. Kõige populaarsem neist on Tuisson ehk veemägi, kuhu suundub enamik külastajaid. Üles jõudes avaneb rahulik maailm, kus looklevad kiviteed, iidsete puudega õued, templid, pagoodid ja koopad. Sajandite jooksul on neid mägesid peetud pühaks paigaks ning need on olnud olulised budistliku palverännaku sihtkohad. Seal jalutades võib veeta tunde, lihtsalt imetledes seda ilu ja kogudes endasse hulganisti head energiat. Tulime siis siuke täiesti vahetänavasse. Natuke selle järgi, mis mul oli märgitud, aga see täpne koht oli kinni. Aga tulime kõrvale öeldi, et samad asjad on mingi sure. Ühesõnaga võtame siis pan xeo, mis on siuke nagu Vietnami pannkook. Siis on siin mingid teised erinevad asjad, kus on nagu pulga otsas mingid lihad 10 tükki. Ja siis on veel grillitud veis mingisuguse lehe sees. Nii et mina tahan neid kõiki. Ma ei tea, kas me oleme seda juba rääkinud, aga Vietnamis iga söögikorrale tuleb sul nii palju rohelist, et mitte ükski inimene seda ilmselt kunagi korraga ära ei söö. Aga näe, palun, siin on terve üks taldriku täis. Pluss siin on veel mingit purki, mingit salati asja, erinevad kastmed. Siin on veel chillisid, kui tahad lisaks. Ühesõnaga kõike saab. Njamma. Nii, see on siis... Seal on kirjas special Vietnami pannkook. Vahel on natuke liha, natuke mingeid idusid, asju. Ja seda siis ma tahaks arvata, et tuleb siia sisse tippida. See mulle meeldib. Piinatsoos maapähkliga. Väga krõbe. No nii, siis on mingi lihapulga otsas. Sandra isegi ei teadnud, mis on. Mina veel vähem. Prooviks kõigepealt niisama. Maitseb nagu liha. Väga palju nagu maitset ei ole. Mage pigem. Üks toodi veel. Liha veel. Come on. See oli mingisugune veis mingite lehtedega. Oh my god, see lennab nii hästi, Hans. See on best. 10-10. See on grillitud veis in Poperalot leaves. Mingi lehtega teha. Nii hea maitsega.
vägev päev oli, Marble Mountains sai nähtud, meeletult ilus koht. Me olime vist, ma ei tea, 4 tundi seal äkki kokku. Nagu suht kaua aega ja ma mõtlesin, et see saab kuidagi kiiremini läbi, sest tundus nii pisike tegelikult, nagu kui ma vaatasin seda kaugelt. Aga see oli kuidagi iga nurga taga jälle mingi uus koht, siis kõik mingi wow. Ma arvan, et ma filmisin vist mingi 10-sekundilisi videoid sealt mingi tund kokku lihtsalt. Ja mul käed on ka kogu aeg niimoodi, vaata. Ja siis mul on siit pealt ära põlenud kõik. Nii palju nagu filmin lihtsalt. See on see filmimehe elu. Kannatad. Jah, nüüd on natuke väss olla. Mul ei ole isegi väss üllatavalt. Ma olen üllatunud, sest ma magasin ka väga vähe. Tulime hotelli katusele, et äkki need päikeseloojangut, aga mingid pilved ja sudu ja mäed on ees. Ei näinud kahjuks. Aga päev oli vinge. Panin ühe selle Red Bulliga kinni, mis siin on need väiksed originaalid. See ei aitanud praegu. Ju siis on puhkus korra. Puhkama korra. Ja siis vaatame edasi, mis siin veel teha saab. Kuidas teha endale üks korralik Vietnami tattoo ja kas ma julgesin skorpioni ära süüa? Et teada saada, pead järgmist osa ootama jääma.